Ja nüüd on Aido Aringo minu juures ja tema nüüd hakkab rääkima, kuidas emistest kuldid saavad. No nii, tere kõigile külastajatele. Ma tean, et sead on Olevil lemmikud, et alati ta neid armastab ja kommenteerib. Aga tervitus kõigile Eesti Tõusuga aretusühistu poolt. Täna on meil tõesti väljas, kuna juhtus siin transpordiprobleeme mõnel ettevõttel, siis meil on suhteliselt uued tegijad siin. Praegu te näete Viru Möldri noorkulte, need on suurvalge kuldid. Tema on ka uus tugev tegija, kasvatab nii suurt valget kui landrassi ja Eesti Tõusiga aretusühistud töötab. Meeskond ja varmid töötavad ristand aretusprogrammi põhjal. See tähendab, meil on mõned varmid, kes töötavad puhaste karjadega ja toodavad liha tootmiseks ristandemiseid. Praegu meil on areenil siis suurvalge kult, mis on aluseks siis ristandemiste tootmiseks. Viru Mölder kasvatab siis ja aretab intensiivselt siis landrassi ja suurt valget. Lubame nüüd poistel areenilt lahkuda ja toome välja ühe kaasa, millega siis saaks ristandemiseid. Kõiki informatsiooni sigade aretuse, nõustamise, ostu, müügi kohta saate te Eesti Tõusigade aretusühistu koduleheküljel. Me ei hakka teile lugema, kui palju me võrdselt saame, mis see liha on. Et kõik selle informatsiooni saate te kodulehelt, aga nautige lihtsalt kena, nagu meie ise omas seltsis ütleme, lemmiklooma. Nii, ja nüüd näitame teile ühte landras emist, mis me teeme kaubifarmist, et te saaksite neid võrrelda, milline on landrassi kuju, milline on suurvalge seakuju. Kuna täna on juubeliüritus, siis meie sead on ka veidi teistsugused. Nad on ennast selleks ürituseks üles löönud, ehtinud, lokitanud, rosetitanud. Te näete, et landrassi kuju on hoopis teistsugune, ta on pikem. Ta on muidugi häbelik, sest ta on siin üksida. Nad on pikad, viljakad, head emad. Ja selle landrassi ja järgnevate ristandite kasvataja on kaubivarmid, kes teeb ka intensiivset tööd just ristandite tootmisel, et saada see lõpp-produkt, mis jõuab meile lauale. Eesti Tõusigade, nii meie liigume nüüd tagasi, anname teistele kõrumi, on toonud omale kuldiparki sisse Europi kuldid, mis siis lähevad peale ristandemisele ja kõige lõpus me muidugi näitame teile ka, mis kõige lõpus siis sellest kombinatsioonist välja tuleb. Nagu te näete, ei taha ta üldsegi ära minna siit. Ja kohe tulevad ka ristandemised. Kõigepealt te näete siis kaupliristandemised ja siis tuleb meile Saime seakasvatuse ristandemised, kes on ka väga tugev, suure valge ja ristandite tootja. Saimemised on väga viljakad, tugevad, nii et võite ise seda näha. Ja kohe me näeme isegi rosetid ja kõrvalnumbrid on harmooniasse juubeli puhul viidud värvikahma. Tervitame siis nüüd ristandemiseid. Kui need ristandemiseid vaatan, siis üks on nagu rohkem emasse, teine on nagu rohkem isasse. Te näete, nad on küllalt sarnased eelmistele, nii et
aga nad on palju aktiivsemad. Nende lapsed on tugevamad, nad kasvavad kiiremini. Nii et et suund on ikkagi liha tootmisel põhiliselt ristandemis ja seda meie enamus ettevõtteid ka kasvatab ja võrsa tootmiseks kasutab. Nii, ja järgmisena ma paluksingi Aenile siis Saimre seakasvatuse ristandemised. Saimremised on nagu hästi pikemad veidike, nad on nagu, vaat need on emised on siis jälle isasse läinud, nende isa on jälle maatõugu kult. Nende isa on jälle siis suurvalge, need on teistpidi ristandid. Ja Eesti Tõusikade Aretusühistu liikmed pidevalt istuvad koos, täiendavad oma aretusprogrammi, et saada jälle järjest paremaid tulemusi. Toimuvad koolitused erinevates riikides. Praegu just homme sõidavad osa töötajaid veel Taani farmidesse nädalaks tööle, kuidas tootmist efektiivsemaks muuta ja paremaid tulemusi saada. Nii, ilmselt toimub kerge jonnimine seal, aga ootame nad ära. Nii, ja näete kohe, kui intelligentselt on ta seal ära kasvatanud. Võib-olla Jüri tahab öelda meile mõne sõna, et mis tema oma loomade juures kõige rohkem hindab. Jüri, palun. Kõige tähtsam on ikka see, et kuidas need loomad saavad. No meie üritasime ka kõigepealt seda tähelepanu pöörata, et loomade hea on loomaks hea. Ja siis kui nende elu on hea, siis nad kasvavad hästi ja kui nad hästi kasvavad, siis on ka järglased neil tugevad ja head. Selle nimel me seal töötame. Ma näen ka ühte väga tugevat seakasvatajat siin, kes ennem oli minu silmapiiril kadunud. Härra Urmas Laht, äkki oskad sina ka kommenteerida, mis on sinu eesmärgid? Mis sina oma looma juures hindad? Meie eesmärgid on muidugi sellised, et me eelkõige proovime majanduslikult toime tulla, et raha teenida nende loomadega. Kuid aretuse poole pealt võiks öelda, et viimase 2 aasta jooksul on Eesti Tõusikade Aretusühistu väga suure sammu edasi astunud ja praegu me toome siis sisse pilte Kanadast ja emise parandamiseks toome loomi sisse nii Kanadast, Austriast, Soomest, Norrast, Rootsist kahest. Väga tänan. Nii, ja nüüd me siis kõige lõpus näitame me teile väikseid sigu, see tähendab nende ristandite lapsi Durokiga, aga kuna Durokid on meil väga-väga hoitud 10 lugu taga ja ainult purgis liiguvad need poisid ringi, siis Duroki kulti me teile näidata ei saa, küll aga nende lapsi. Ja kohe tulevad nad jooksuga. Isa on juba olemas. Jooksuga. Ruttu. Muidu on minek vastu. Nii. See on üks meie põrsalaps, aga neid peaks veel tulema. Ta ootab kaaslasi ka. Nii, jooksuga, ruttu. Muidu on suured loomad paigas ja väiksed jäävad vahele. Nii. Ja siin on siis meie väiksed Duroki lapsed. Uudistavad seda ilmaelu siin. Nii kena ja veel kord ma tänan ja ütlen, et me töötame kõik
kõik selle programmi, aretusprogrammiga, ristandprogrammiga ja kui teil tõesti on küsimusi, siis võite meie boksi juurde tulla või tutvuda siis selle koduleheküljega. Ma väga tänan teid. Me tahtsime, et Põrtsad saaks väikese eelsoojenduse. Nendele inimestele ei ole see üllatus, kui möödunud aastal lemmiklooma konkursi võitis natukene teist värvi, aga mitte oluliselt. Just Põrtsas ja seljatas raskeveotäku Ettor ja Erekordi tõugu pulli Simoni. Simon on täna ka kohal, näis, kuidas tal konkurss läheb, aga Ettor ei julenud enam välja tulla. Ja nüüd on aeg tänada seakasvatajaid. Väljas oli 4 firma esindajad ja me palume firma esindajad või omanikud siia ritta. Kutsume siia Saimre seakasvatuse osaühingu. Me kutsume teised ka. Siis kutsume siia osaühing Viru Mölder. Hästi. Huvitavad Möldrid. Aula on ka Mölder. Ahaa, ei ole tõendit näinud. Pihlaka Varm. Pihlaka Varmi ei olegi kohal. Aga siis äkki kohal on Kaubi Farm.